Müstilise šamaani ennustuskaarditele andsin täna sellise ülesande, et mida peab õppima praegusest suhtest. Ja kuna see tundus natukene liiga avar, siis andsin järgmise ülesande, mida sulle sinu suhe peegeldab, millist hingeõpetust ta sulle annab ja kuidas saab suhtes siis rohkem, ma ei tea, kas siis suhtes kasvada, kas saab suhtes tervendada, edasi liikuda, mis see suhe siis lisaboonusena sulle annab. Ja võid kuulata ka minu sissejuhatust eraldi. Aga sina, kes sa valisid siis teekonna kaardi, siis võib-olla ongi tõepoolest, miks sa selle kaardi valisid, sest alateadlikult, kas sa oled selle ühe suhte lõpetamise teekonnal või just oled suhte alustamise teekonnal ja jälle ma näen siin ikkagi armastuse suhet mehe ja naise vahel, mitte siin töösuhet ega rahasuhet ega lastesuhet, vaid ikkagi täiesti hingelist suhet. Ja kui see nüüd tuli just selliselt, et kas ma peaksin edasi liikuma, siis siin on küll neid, sa oled isegi mõelnud neid plusse ja miinuseid. Neid on tegelikult võrdselt. Võiks, mulle tundub, et neid on, et ei ole mitte midagi nagu halvasti, ei ole mitte üüber hästi, aga midagi trigerdab sinu sees. Kas sulle tundub, et sa ei saa avarduda siin, mis näitab see kull, kes siin lendab, et sa tahaksid rohkem avarust saada. Täpselt samuti need käed siin, et ka sinu süda tahaks avarduda ja sellist rohkem liikuvust saada selles suhtes, mis sa praegu oled, kus sa praegu oled. Ja kui sa alustad alles suhet ja valisid selle kaardi, siis need on põhimõtteliselt samad, et mida sa suhtelt ootad. Sa ootadki vabadust väljendada, vabadust tunda, vabadust liikuda, sellist, sa tahad midagi väga ilusat, midagi väga suurt, sest sulle tundub ja nii see arvatagi on, et sul on endal hästi palju pakkuda. Aga läheme järgmiste kaardite juurde. Siia kõrvale tuli siis alammaailm ja küsimus oli, mida sulle peegeldab see suhe. Aga alammaailma olemus näitab, nii nagu ma alguses ütlesin, et sinu sees on hästi palju. Ja vaat siin mulle tundubki, et sul on neid hästi palju neid varjatuid andeid, seda sisemist energiat, et kui see suhe, kui sa praegu oled suhtes, siis see ei ole selline ahistav, et sa ei või uksest välja minna ja ikkagi sulle tundub, et sa oled piiratud. Sa oled hingeliselt ja vaimselt kuidagi piiratud. Siis natukene selline, et sa oled ka nagu mentaalselt või nagu täiesti nagu väsinud mingisugusest asjast selles suhtes, kuigi praegu mulle tundub ka üks asi, et võib-olla on ka see, et sinu paariline liigub hästi palju ringi, võib-olla sinu paarilisel on selline töö, kus ta hästi palju liigub ringi või sa ise pead hästi palju ringi liikuma. Ja siis kokku viia see
armastus oma töö vastu, armastus selle liikumise vastu ja armastus oma suhte ehk paarilise vastu. Et sel hetkel, kui ma ütlen, et ma armastan sind, siis ma armastangi sind. Ja kui ma ütlen, et ma armastan oma tööd, siis ma armastan ka oma tööd. Ja siin on pigem see võib-olla see peegeldus, et kuidas vaadata ennast erinevatest peeglitest. Kas ma olen seal täpselt samasugune, kas ma olen samasugune tööl, kas ma olen reisil, kas ma olen suhtes, kuidas see peegeldab sind ja see alamaailm natukene nagu tuleb trigerdama siin ja sellist natukene nagu siukest hambaid näitama, näed, siin on isegi hambad on täiesti peal, hambaid näitama, et kuidas neid, kuidas selgitada ka iseendale, et ma armastan. Võib-olla äkki ongi siin äkki on siin armu kolmnurk ja ongi see, et ma armastangi, ma ei oska ütelda ühte armastan ma vaat niimoodi ja teist armastan ma niimoodi. Ma ei tea, mida nagu endaga peale hakata. No kõigepealt alamaailm on see, et sa pead hakkama enda seest välja kaevama, mis on sinu aarded, mis on sinu pärlid, kes väärtustab neid. Kas üks väärtustab või teine väärtustab? Kas sa ise väärtustab? Kas sa ise oled oma südames hoitud? Võib-olla ongi see, et miks sa ei suuda valida ühe või teise vahel, sest tegelikult sa ei suuda valida enda sees midagi. Mis see on? Mis sul on vaja praegu valida enda sees? Ja, lähme siit edasi järgmise kaardi juurde, sest mulle tundub, et mul on vaja nagu, siia tuli välja armastatu kaart. Noh, siis sa näed, et siin on armastus, aga kas te olete tähele pannud, et kui te mõtlete südame peale, siis ta ongi nagu kolmnurkne. Jah. Nii et mina, sina ja meie on selles kolmnurgas olemas ja siin ongi võib-olla see kolmnurk, siin ei pea olema alati armu kolmnurk sellepärast, et keegi kolmas on veel või on töö või reis veel, vaid on see, kuidas ma väärtustan ennast, kuidas ma väärtustan sind, kas ma suudan väärtustada meid koos. Siin tundub, et mul on see, et kas sa tunnistad seda iseennast seal teises ja kas sa tunnistad iseennast kogu selles mina vormis, et nüüd me hakkame koos midagi tegema. Sest me sageli tundub, et me saame siis terveks, kui meil on keegi kõrval. Et mina ei ole muidu mitte keegi, aga meie siis on nagu juba midagi rohkemat. Ja sina ka ei ole veel mitte midagi, kui ei ole meiet. Kusjuures praegu tuleb mul välja ka, et kolmas võib olla väga hästi ka siin laps, sest siin need hoidvad käed järjest hakkasid mul liikuma, et nagu hoida ja hoida. Kas on praegu see, et on laps tulemas ja te mõtlete, et kuidas selle kolmnurgaga nüüd hakkama saada? Et see meie tuli võib-olla teile ootamatult natukene. Aga ma näen siin, et ükskõik missugune see asi siin see kolmnurgas ei ole, sa kõnnid armastuse teel, hästi tugev armastus on sellegi poolest, et see armastus on vaata lõpp-produkt. Armastamine on veel see, et mine ja armasta. On nii. Armasta ennast, armasta mind, armasta seda teist, armasta seda kolmandat. Et siin on seda armastuse jagamist on hästi palju. Tegelikult on hästi palju, et see hingeõpetus ongi siin. Ma suudan tervet maailma armastada. Hing tuli tahtma seda, et ma tahan oma armastust jagada. Mul on seda armastust. See ei pea olema ainult üks armastus, et
Kui sa suudad ennast armastada piisavalt, suudad ka armastada kõiki, kes on sinu ümber. Ja kolmandaks kaardiks, et kuidas selles suhtes saab siis rohkem kasvada või tervendada, tuli huvitaval kombel sauakaart ja ma vaatasin tükk aega seda kaarti. Ja nii nagu ma ütlen, et ka alguses sissejuhataval, et mõnikord on selline, et see kaart ei hakka rääkima. On nagu vait. Hästi, siis ma mõtlen, võib-olla ei peagi midagi rohkem ütlema. Aga siis hakkas vaikselt liikuma ja siis ma sain aru, et selle armastusega, mis siin on, et sau on mõjuvõimu sümbol. Vaata, lööd saua vastu maad ja ütleb, mina teen niimoodi. Ja ta tuleb ütlema, et ära kasuta armastust ära mitte kellegi vastu. Just nimelt, et ka iseenda vastu ei tohi seda ka kurjalt ära kasutada. Siin ja sau nagu ütleb, et kõik peab olema muutuses. Sau laseb meil edasi liikuda samas. See on nagu kepp, mille najal me liigume edasi. Armastuse najal on võimalik liikuda edasi, tagasi ja olla paigal, lennata, kaevuda sügavamale. Ta vajab muutust ja ütlebki siin, et ükskõik, mis sul ka ei ole, siis sinu elu läbi armastuse vajab muutust. Ta vajab natukene nagu siukest polaarsust ka, et hea, halb, aga mitte selles nagu sellises raskes võtmes, mitte selles võtmes, vaid et kui me oleme tõsised, siis me ei ole kurvad. Ja kui me oleme lõbusad, ei pea olema kõik ainult naljakas, vaid see on elu selline voolamine. Nii et ta tulebki see sau ütlema, et alati ei ole kõik nagu ilus, aga see on väga normaalne, mis sinu elus toimub. Nii et kõik, mis armastuses on, kasuta nagu enda kasuks ja see, mis ei tööta, lükka nagu selle sauaga eemale. Selline, et vaata, see armastus on õrn tasakaal. See kolmnurk, kujutad ette, et kuidas sellel liikuda. Küllalt äkilised servad võivad olla. Ei saa ülesse, aga alla on libiseda väga lihtne. Siin vaatagi, et vot ka see libisemisega tuli, et kui raske on nagu, kui sa oled millestki nagu loobunud, siis kui raske on seda tagasi võtta. Et siin ka see armastus ja see sau siin nagu tuleb ütlema. Sau tuleb ütlema, et usalda oma sisemist tarkust ja astu esimene samm sellel teekonnal tegelikult, mida su süda on juba alustanud astuma. Ja mulle üldse ei imesta, kui sinul oled naisterahvas ja tõepoolest see laps on kasvamas, siis võta julgelt vastu see kogemus. See on väga-väga ilus ja armas kaardi ladumine. Aitäh sulle!